No tere kõigile! Täna ma puudutaksin sellist huvitavat teemat, mida tähendab Bitcoini poolitamine ehk inglise keeles halving. Kui me vaatame nüüd 2020. aastat, mil toimus siis Bitcoini poolitamine, see tähendab seda, et selle krüptoraha tootmine vähenes 50% võrra. Ja see sündmus toimub Bitcoini reeglite järgi ettemääratud aja jooksul ja sellega nagu kaasnevad hästi informeeritud kauplejate jaoks sellised ainulaadsed võimalused. Iga 4 aasta järel toimub siis selle digitaalse valuuta tootmise vähendamine poole võrra. Kolmandat korda oma 11-aastase ajaloo jooksul läbis siis Bitcoin ühe suurima muudatuse 2020. aasta mais. Ja selleks, et aru saada, mis on Bitcoini poolitamine, peab kõigepealt mõistma seda, mida Bitcoin endast kujutab. Võimalik on toota Bitcoine ainult 29 miljonit ja krüptokaevandajad on juba tootnud umbes ligi 19 miljonit Bitcoini. Bitcoini kaevandamine on väga suur äri, milles kaevandajad kasutavad Bitcoini tehingute töötlemiseks selliseid spetsiaalseid arvuteid. Ja siis need tehingud lisatakse plokkidena arveraamatusse, kus need siis moodustavad pika ahela, mis on krüptovaluutade tehnoloogia alus. Ja need Bitcoinide kaevandajad vajavad oma töö tegemiseks vägagi võimsaid tipptasemel arvuteid ning muidugi on sellel oma hind. See on põhjus, miks ploki lisamisel tasutakse seda töödelnud kaevandajate Bitcoinides, mida nimetatakse ka kaevandajate toetamiseks. Ja niiviisi siis lisatakse tarneahelasse ka uusi Bitcoine, kust iga plokk tehingu korral väljastatakse kindel kogus uusi Bitcoine. Ja seejärel saavad kaevandajad oma teenitud Bitcoine börsi kaudu müüa. Bitcoini poolitus toimub umbes kord 4 aasta jooksul või siis, kui kaevandatud on 210 plokki. 2020. aasta mai poolituse ajaks oli kokku kaevandatud 630 000 plokki. Ehkki plokke lisatakse ahelasse umbes iga 10 minuti tagant, võib täpset kuupäeva ja kellaaega olla keeruline kindlaks teha väikeste selliste kõrvalkallete koondmõju tõttu. Paljud analüütikud arvavad, et poolitamine toimub tõenäoliselt 10. ja 12. mai vahel, kuid tegelikult võib olla veidi varem ja veidi hiljem. Bitcoini poolituse tõttu väheneb kaevandajate tasu.
12,5 Bitcoini ploki kohta 6,25 Bitcoinini ja algselt oli kaevandajate tasu 50 Bitcoini ploki kohta ja 28. novembril 2012 langes see summa 25 Bitcoinini ning ja 9. juulil näiteks 2016 jällegi 12,5 Bitcoinini. Kauplejate, investorite ja krüptohuviliste seas tekitab enimniku põnevust asjaolu, et Bitcoinide tootlus väheneb poole võrra, ent nõudlus püsib ikka samal tasemel. Kuidas siis reageerivad hinnad Bitcoini poolitusele? Kuigi on võimatu kindlalt öelda, kuidas hinnad reageerivad Bitcoinide poolitamisel, võime aimu saamiseks vaadata, kuidas Bitcoini hind on reageerinud eelnevatele poolitamistele. Ja siit me näeme, et mõlema eelmise poolitamise puhul tõusis Bitcoini väärtus nii 1 aasta enne kui ka 1 aasta pärast sündmust. Ja mõlemal puhul või juhul oli krüptovaluuta turul üldine pikem tõusutrend ja maailma majandus oli stabiilne. 2020. aasta turgude seis oli aga koroonaviiruse tõttu hoopis teistsugune. Ja üks oluline tegur, mida peab kindlasti meeles pidama, on see, et Bitcoini poolitamine on vägagi oodatud sündmus ja osa hinnatõusust võib suure tõenäosusega juba enne poolitamist toimuda. Ja sellegipoolest on pärast poolitust võimalik igat hinnaliikumist ära kasutada, kui teil on õiged tööriistad. Ja hetkel on CoinMarketCapis Bitcoini väärtus $24 424. Mõnusat olemist teile ja kohtumiseni!